Oma emotsioonidest võime jääda sõltuvusse ja see on midagi, mis tõttu võime takerduda elus nii suhetesse, asjadesse kui tegevustesse. Täna olen ma Aigi Vahinguga, kes on teadliku muutuse kunsti õpetaja ja koolitab just toidusõltuvusega seoses väga palju inimesi. Aigi, mis need emotsioonid sinu jaoks on? Emotsioonid on, nagu me kõik teame enda kogemuse põhjal, hästi tugev selline suur naturaalne looduslik jõud. Et need samad emotsioonid, mis korraldavad siin ilma, vahest on ju tuuline, vahest on tormine, vahest on päikseline, vahest kevad kõik kasvab, vahest on sügis, kõik kaob. Et need samad sellised nähtused on inimese sees. Ja kui keegi on üritanud emotsioonidega rinda pista, üritanud võidelda emotsioonidega, siis väga sageli, isegi kui alguses tundub, et see võitlus lõpeb sinu võiduga, et sa suudad kuidagi mõne emotsiooni üle kangutada tahtejõuga, siis kui kauaks sellest tahtejõust piisab, et tahtejõud on iseenesest ka emotsionaalne nähtus, et siis tahes tahtmata millegipärast on niimoodi, et see emotsioon jääb ikkagi peale. Kuidas oma emotsioonidega siis sõbraks saada, et sa oled rääkinud hästi palju toitumisega seotud sõltuvuse ja ütleme siis selle sõltuvusega seotud emotsioonide vabastamisest. Ma usun, et see siis kehtib absoluutselt tegelikult kogu selle spektri kohta, et kuidas oma emotsioone vabastada? Söömine on sageli sotsiaalne tegevus, sa oled heade toredate inimestega koos, teete koos häid toite või sööte koos häid toite ja see kõik on väga normaalne protsess. Nüüd siis inimesed nüüd jagunevad natuke kaheks siin, et osade inimeste jaoks on söömine ongi selline tore protsess, sööd ära, kõht saab täis, lõpetad ära, uued tegevused ootavad. Aga teiste inimeste jaoks on söömine on millegipärast muutunud selliseks nagu elus püsimise kuidagi vahendiks, et söök on hästi olulisel kohal nende elus ja sageli siis süüakse hoopis ka teistel põhjustel kui näiteks tühi kõht või kas või see sotsiaalne selline tore atmosfäär. See jõud, mis seal taga on emotsionaalne. Emotsioonidega saab kõige paremini sõbraks niimoodi, et sa esmalt teadvustad, mis on see jõud või mis on see sund või ajend, mis paneb sind näiteks sööma siis, kui sul kõht on juba täis või mis paneb sind ihkama toitu siis, kui sa just sõid ja juba oled uute tegevuste juures. Ja väga sageli, mis siis häirifaktor on see, et see teema käivitab teatud emotsiooni, sageli see on see, et ma tahan ja siis, kui käivitub see emotsioon, et ei tohi, et olla seal nende emotsioonid, et ma tahan ja ei tohi vahel, see on nagu vangla. Sa oled ise sellise vangla ju läbi elanud tegelikult, et mis see sinu seos oli nende emotsioonidega? Ma hakkasin uurima, et mis toimub, sest ma panin tähele, et see ei ole normaalne, kui inimene just sõi ja tahab jälle süüa. Toit on see, mis on juba varakult kättesaadav. Ja teatakse küll ju neid lapsi, kes on küpsisevargad, on ju käivad ja teevad kodus selle küpsisekarbi tühjaks või siis mõned lapsed, kes anna neile suhkurt ja siis on kõik rahu majas. Et mina lihtsalt avastasin, et mind üldse toit ei huvitanud ja üldse suhkur ka ei huvitanud lapsepõlves, aga siis tekkis mu ellu selline periood, kus ma olin hästi tihti haiglas lapsena, et mul oli siis nagu kopsuhaigustega teema ja mida vanemad saavad siis teha, et arst on kirjutanud, et nüüd on vaja olla ravil ja siis laps on ravil ja nemad ju käivad vaatamas nii palju, kui nad saavad ja saadavad kirju ja pakke ja teevad kõik enda poolt võimalikku, aga siis laps või tunneb siis haiglas ennast ikkagi niisugust kuidagi nagu oma ette ja üksi ja siis olgugi, et seal haiglas tekivad ju ka sõbrad, oleneb ka, mis atmosfäärid nendes haiglates on, et sageli ju seal on ka väga palju patsiente ja võib-olla natuke närvilisem õhkkond, et siis ma lihtsalt avastasin, et ma nagu leidsin enda jaoks sellise lohutusmehhanismi, et avastasin, et suhkur näiteks mõjub niimoodi, et ta teeb tuimaks. Et sööd palju suhkurt ja siis sa muutud täitsa tuimaks. Et sa ei tunne enam seda kurbust ja võib-olla seda üksi olemist ja muutud nagu immuunseks nendele emotsioonidele. Ja tõenäoliselt see siis kandus mul elus niimoodi nagu lihtsalt edasi, et mis iganes halba tunnet ma siis tundsin, et siis ma jälle sõin midagi head ja tunne läks jälle heaks ja niimoodi siis aastate ja aastakümnete isegi vältel siis sai praktiseeritud seda, et kuidas nagu need halvad emotsioonid muuta nagu lihtsalt nipsust heaks, söö midagi head ja siis hakkab hea. Loomulikult see hakkas nagu õnnestus tööd tegema, et tuli teismeiga ja siis vaatasin, et kui ikkagi väga palju seda head süüa ja juba oli tekkinud harjumus head süüa, et siis ikkagi tuleb natuke nagu kaalu juurde ja teismelisele võib see päris katastrofaalne tunduda, et siis hakkas pihta selline nagu nõiaring, et ühest küljest on vaja
enesetunne saada heaks läbi, tekitades häid emotsioone läbi söögi ja teisest küljest tekivad halvad emotsioonid, sest nagu kaalu tuleb juurde, tahaks ikkagi ju sale olla. Minu põhihariduses ei olnud sellist teadmist, et emotsioon saab vabastada. Et mina mõtlesin, et kui on kurbus, siis see on absoluutne. Kui on üksindus, see on absoluutne. Kui on viha, pettumus, kibestumus, see on absoluutne. Sa hakkasid siis nagu sõeluma välja neid emotsioone, mida sa tunned või? Ja siis hakkasid nendega tegelema või ütleme, kuidas see protsess nagu midagi lihtsamalt räägituna välja näeb? See meetod on uudne, sellest pole palju räägitud, aga lihtsalt väljendatuna see näeb välja selline, et mis tahes elu hetkel sa koged emotsiooni, ilma milleta su elu oleks nauditavam. Rakendad sellise sisemise meetodi või tehnika, mis on hästi üürike, hästi lühike, kui see on õigesti ära õpitud, see on võib-olla ainult paar sekundit pikk ja see emotsioon vabaneb. Ja seda emotsiooni ei pea läbi elama, seda ei pea täies õies kogema. Näiteks oled vestluses kellegagi ja ta ütleb ühe lause ja sa tunned kurbust ja sa tunned võib-olla nii palju kurbust. Ja kohe, kui sa seda tunned, sa vabastad selle emotsiooni. Alternatiiv on see, et see kurbus tuleb, kasvab üle pea, tema räägib edasi, sina oled täiesti kurb ja võib-olla sa oled 3 päeva kurb, aga võib-olla see info oli selline, et sa oled kurb 6 aega. Ja kurbusega või mis tahes teise negatiivse emotsiooniga on see, et esiteks ta ei mõju hästi, sest sa ei tunne ennast sel ajal hästi. See on üks asi. Teine on see, et kurbus ja emotsioonid on kehaga hästi seotud. Et selle emotsiooni pidev aktiivne mõju avaldab mõju ka füüsisele ja võib tekitada seal muutusi. Kõik emotsioonid on, aga kõik emotsioonid on ka kogetavad. Depressioon mõjub selliselt, et sa oled apaatne, sa tahad üha vähem elus osaleda, sa ei taha kellegiga suhelda, sa ei taha tööd teha, sa tahad voodis olla, võib-olla kardinad on all, teki all, võib-olla sa ei liigu üldse enam, et ta nagu viib elust välja ja ta kogemuslikult on ebameeldiv, kuigi on ka inimesi, kes kiinduvad depressiooni ära ja neile see kuidagi äraspidisel kombel muutub nagu positiivseks asjaks. Et kui on tekkinud kiindumine depressiooni, siis see tuleb esmalt vabastada, sest see ei lase vabaneda depressioonist. Aga kui me nüüd võtame mõne positiivse seisundi, nagu näiteks entusiasm, et sul on jõudu, sul on energiat, sul on võib-olla mingi positiivne projekt või mingi positiivne asi, mida sa tahad elus läbi viia, mis on kõikidele kasulik, sinu lähedastele, võib-olla veel kaugema ringi inimestele, siis sellest entusiasmist on sul pigem ikkagi nagu hoogu juures ja kasu ja sa ise koged ka, et kui depressioon viib nagu elust välja, siis entusiasm ja selline nagu mõõdukas, mitte mingi hullumeelne tegutsemine, aga mõõdukas tegutsemine hoiab sind pigem nagu elu sees. Selleks, et emotsioonidest rohkem teada saada, mis tegelased need sellised on, kuidas oma emotsioonidega sõbraks saada, osata neid vabastada, tuli välja üks äge raamat, see on Ingvar Villido raamat, Emotsioonid. Emotsioonid, inimkonna suurim sõltuvus. Inimkonna suurim sõltuvus. No see raamat nüüd on hästi põhjalik seletus, mis need emotsioonid on, kust nad tulevad, miks nad on, kuidas neist vabaneda, isegi tehnikad on siin sees. Võiks küsida siis sellise küsimuse, et siin on emotsioonid, et milline emotsioon häirib kõige rohkem või millist emotsiooni sooviks esmajoones vabastada? See raamat võib olla sinu oma, kui sa lähed Ela hästi TTV leheküljele. Aigi, aitäh sulle selle hästi kihvti ja avardava vestluse eest emotsioonide kohta. Aitäh!